Sit ready. Attention. Saime valutusstardi ja keda nüüd siin vaadata, no kindlasti Jari Liimata peaks olema selle sõidu favoriit, kui ta vorm on endine ja ta on stabiilselt saanud harjutada. Küll ei ole ta stardis kõige kiirem, vaid siin võtab hoopis liidriohjad enda kätte Sergei Lutai. Tema siis hetkel on rajal number 10 liikumas ja Sergei esindab Strielat, Venemaa sportlane Peterburgi lähidalt. Nii et rahvusvaheline seltskond on selles vanusegrupis kaasa tegemas. No vaatame, mida teeb Jari Liimata. Tema siis on masinal number 4 ja kohe näeme ka seal mustas särgis väga rahuliku ja sellise huvitava stiiliga võiks öelda. See mees tõmbab päris alla kõhtu käepideme ja ajab veel õlanukid nagu tiivad seal ka laiali. Ei tea, kas see on kõige ökonoomsem, selga kasutab ta üsna vähe, aga siiski liigub võimsalt, on atleetlik spordimees ja ta siis 5 meetrit on hetkel kaotusseisus võrreldes Sergei Lutaiga, meie külalisesinejaga Peterburi lähistelt. Aga on väga palju veel minna, sest et ei ole veel poolt distantsigi läbitud, täpsemalt nüüd jõutakse 550 meetri märki. Ja vaadates Sergei Lutai aega, siis hetkel 500 meetri keskmist aega projitseeritakse siia arvutiekraanile 1.29,5. Kui Sergei suudaks sellise tempoga jätkata, siis võiks tulla aeg alla 3 minuti, mis oleks selle eagrupi veteranidele väga suur saavutus. ...350 meetrit on seda pidu järele jäänud. Sergei Lutai on hetkel siis liider, rada number 10 ja ka kaamera saadab praegu tema tegemisi. Me näeme valges särgis härrasmees, aga nüüd hakkab Heiki Keskinen tõusma ja vaadake nüüd, mida suudab mees masinal number 5. 5 meetrit kaotusseisus ja sealt ta tuleb. Kuidas on läinud Jari Liimatal? No Jaril on nüüd juhtunud midagi, ta katkestas ja ilmselt tundis mees ära, et ei ole sellist särtsu täna sees, võib-olla hakkas ka tervisele, nii et selles mõttes oli targem see võistlus pooleli jätta. Aga siin on Sergei Lutai edu tõsiselt ohus. Heiki Keskinen on soomlase pingutus on selline, et kas hakkab nüüd ohustama ta Lutait, aga siiski suudab Lutai oma sõitu seal kontrollida või ei. No läheb väga põnevaks, täiesti võrdsed mehed tulevad ja mis nüüd saab, see on nii-öelda $1 000 küsimus. Täiesti võrdne aeg, ei siiski ei ole siin võrdne aeg, on 2.59,3 Heiki Keskisele, ülinapp võit Sergei Lutai ees 2.59,4 ja viimase tõmbe 500 meetri keskmine aeg oli täiesti võrdne meestel, nii et sealt see väike segadus tekkis. Nii et ülipõnev sõit Heiki Keskise poolt ja näitab seda, et ergomeetri sõudmine tegelikult on tõeline taktikamäng. Sa võid olla alguses liider, võid olla võimas valitseja, aga viimased 100 meetrit muudavad kõik.